Lähidistantsilt oli see päris intensiivne see tulevahetus. Alati võib see niisugune gradatsioon ka välkkiirelt muutuda, kus tuleb kohe selle surmava jõu peale minna. Nad on osalenud 2 lennuki kaaperdamise operatsioonil, seisnud vastastikku Omoniga, ohjanud jäägrikriisi, nabinud kinni palgamõrvareid ja narkokaubitsejaid. Otsustasin, et siin muud varianti ei ole, kui tuleb kasutada tulirelva. Mõned käed ja jalad lasti läbi küll. Lahendanud pantvangi ja perekriise, surunud maha vanglamässe ja suuri massikaklusi. Lendas natukene verved ja läksid mingisugused kohad natukene katki. Ning tegutsenud pronksiööl kõige hullema ärahoidmisel. Ta tuleb uksest aknast ja läbi paneelide ka sisse, kui on vaja tulla. Aastate jooksul on mõned neist ka haavata saanud. Samal hetkel siis tulistas ta neid. Ma arvan, et vähemalt 5-6 lasku tegi meie suunas. Te vaatate dokumentaalsaadet Keskkriminaalpolitsei eriüksusest K-komando. Siis järsku, kui sa ise kuuled heli, keegi nagu hiilib, siis tõmbab endaga pulsi täiesti üles loomulikult. See on saade meestest, kes on eelkõige inimesed, seejärel politseinikud ning alles siis eriüksuse liikmed. Raskel hetkel sa tahad alati kellegiga rääkida. Sa ei saa rääkida. Ja ta oli ka sünge, ta oli tööl. Siis oli mitu päeva ära. Et mäletan kohe ikka väga valusad hetked olid sellised. 2011. aasta 11. augusti pärastlõunal hakkasid osad K-komando võitlejad end peale järjekordset treeningut koju sättima. Ja siis tuli väljakutse. Kaitseministeeriumis keegi tulistab. Kiiresti varustus selga, asjad kokku ning Kaitseministeeriumisse. Juba kohal olnud staabibussist saadi toimuvast ülevaade. Olukord oli selleks ajaks juba rohkem kui kriitiline. Tegime plaani, kiirplaani ja põhimõtteliselt kohe läksime peale. Ehk siis peauksest sisse. Politsei oli juba hoone ümber piiranud. Ministeeriumit rünnanud Karen Trambian oli selleks hetkeks ühte koridori osasse surutud, kus ta enam edasi liikuda ei saanud. Ta oleks saanud liikuda akendest välja. Oleks soovinud, aga uks oli juba blokeeritud politsei poolt foees. Ja kui me jõudsime oma üksusega siis foeesse sisse peauksest, siis need samad politseinikud näitsid meile suuna kätte. K-komando avas koridori ukse ja võttis sihikule kabineti, kus Trambiani viimati nähti. Samal hetkel siis tulistas ta meid. Ma arvan, et vähemalt 5-6 lasku tegi meie suunas. Esimene mees sai meil kergelt haavata. Visiir läks tal katki ja visiiri killuga lõikas tal nii-öelda kõrva juurest natukene nii-öelda katki. Esimese hooga ei saadud aru, kust Trambian tulistas, sest staabist ette antud asukohast teda ei olnud. Hetk hiljem tulistaja asukoht siiski fikseeriti. Käsklustele ei reageerinud, pigem vastupidi. Toimus selline nagu, kuidas öelda siis, nagu lainetega nii-öelda ründetema poolt, et ta nagu rahunes korra, siis uuesti. Ründas meid uuesti, kas siis viskas lõhkekehi, ise valmistatud lõhkekehi meie poole. Ja ühe lõhkekeha õnnestus tal visata nii hästi, et ta lendas praktiliselt meie juurde välja. Ja siis meie meie kilvimees nii-öelda reageeris hästi ja viskas selle lõhkekehale kilvi peale. See lõhkekeha plahvatas ja see kilp nii-öelda võttis selle enamus löögistaga endasse. Seejärel sisse saadetud pommiroboti viis Trambian kiiresti rivist välja. Pisut hiljem ka teise. Kuna tekkis väike paus, millest jäi mulje, et Trambian on rahunenud, otsustas eriüksus talle kilpide kaitsel kontakti saamise eesmärgil lähemale minna. Ja kui jõudsime umbes 5 meetri kaugusele, siis ta avas uuesti meie pihta tule. Siis saime ühe tavamuse, saime kilpi ja Pointman sai kergelt õla riivaka. Lähidistantsilt oli see päris intensiivne see tulevahetus. See oli nagu jõuline, et siis me otsustasime, et ei ole muud üle jää. Nende tabamuste järgi me saime aru, et järgmised tabamused võivad juba olla meie pihta. Et ta ei anna järgi ja siis otsustasime, et tulistasime siis pumbast 2 lasku. See oli K-komando pea 20-aastase ajaloo jooksul esimene operatsioon, mis lõppes kurjategija mahalaskmisega.
Kõlab uskumatult, et kõigi nende aastate ja eluohtlike operatsioonide jooksul on suudetud ka kõige jõhkramad retsidivistid neutraliseerida elusid kaotamata. Seda isegi veristel 90-ndatel. Üksus loodi 1991. aastal ning kandis algupäraselt nime politseireserv. Loojaks ja esimeseks juhiks oli Henn Kask. Riik ja üksus kasvasid koos. Üks huvitavamaid operatsioone, millest siiani kordagi räägitud ei ole ning mis tänapäeval ainuüksi poliitikale mõeldes enam kuidagi toimuda ei saaks, oli päris 90-ndate alguses. Samu sündmusi on toonaste uurijate silme läbi kajastatud ka mängufilmis Punane elavhõbe. Tegevuspaigaks tänane Peterburg. Eestis oli üleminekuaeg. Narva juures oli ajutine majanduspiir ning toonase politseireservi eriüksuse liikmetel olid osaliselt veel miilitsa töötõendid. 4 meest, nende seas ka hilisem K-komando ülem Heldur Lomp, suunati koos vangla julgeolekutöötajate ning 2 operatiivtöötajaga Peterburi. Kõikjal oli bensiinikriis. Eriüksuslaste Žiguli pakiruum oli täis kütusekanistreid, kuuliveste, automaate ja püstoleid. Meeste eesmärk oli tabada ja Eestisse toimetada murrutsoonist jalga lasknud vangid, kelledest üks jõudis enne Venemaale jõudmist tappa Eesti taksojuhi. Läbi kriminaalluure õnnestus allikalt teada saada, kus mõrvar end varjab. Operatsioon kestis nädal aega. Meest ohutult, näiteks päevasel ajal tänaval kinni pidada, oli aga ääretult raske. Ta käis ringi, käed kogu aeg taskus, kus granaadirõngad olid seotud selliselt, et kui käed välja tõmmata, tunnuks ka splindid ning kõik lennanuks õhku. Mõrvar peatus ühe kohaliku proua juures ning ettevaatusabinõuna oli mees eemaldanud ustelt kõik lingid, et keegi ei saaks ust avada. Ta ootas sõnumit, et Peterburist edasi liikuda, kuid enne pidasid eriüksuse liikmed ta kinni. Mehe voodi juures leiti muu hulgas ka Murru vanglas tehtud käsigranaadid. Lisaks oli tal üks tulirelv. Ööl enne tagasisõitu oli mees Peterburi miilitsajaaskonnas, kus aga kõik kambrid olid pätte täis ning nii oli ta sunnitud käeraudadega kinnitatuna veetma öö relvaruumi ukse juures, kuid tagasi Eestisse ta toodi. Meie tegime ikkagi päris jõulisi operatsioone omal ajal ja seda oli ka vaja teha, sest aeg oli niisugune, pommid plahvatasid, kuulid lendasid siit sealt poolt ja palgamõrvarid käisid siin lahedalt üle piiri. Ma ütlesin, et me oleme neid kinni võtnud ikka päris palju tapjaid ja mõrtsukaid ja palgamõrvareid ja me ei ole pidanud neid ühtegi, minu ajal ma räägin, et minu ajal me ei pidanud neid ühtegi ausalt maha laskma, võtsime nad kinni küll. Nii meenutab aastatel 1993 kuni 2003 eriüksust juhtinud Lembit Kolk, kelle ettepanekul sai üksus ka nime K-komando. Keegi ambamees muidugi ütles, et aga miks mitte, et ka nagu Kolk. Aga minu mõte ei liikunud sellel ajal absoluutselt selles suunas, et ta minu nimega oleks seotud. Nii nagu ma võtsin endale varuka numbrid, mis me panime siin, mis oli varukatel meil, täiesti automaatselt võtsin sellest numbrite hulgast ja võtsin oma sünniaast. Kõigil K-komando liikmetel on numbrid ja need algavad 1. Kõigepealt see esialgne Henn Kase poolt, mis pandud oli, see läks enamuses läks julgestusteenistusse, see tähendab Toompea kaitse peale, aga põhituumik, ütleme see tõesti, ma ütleks, et väga hea tuumik seal jäi mulle siiski alles. Nende ümber hakkas Kolk koguma poisse oma tutvusringkonnast. Põhituumikusse kuulus ka Heldur Lomp, kellest sai 2003. aastal Kolgi järglane. Osa poisse tulid mul, keda ma hästi tundsin juba aastaid, kes olid mul karate-gruppides, mul olid päris palju karate-gruppe sellel ajal. Neid ma tundsin juba aastaid, nendele ma tegin siis ettepanekud ja need on siiamaani praegu veel alles, kuigi nad hakkavad juba ka pensionil, ütleme minema, nad on nii kaua, politsei pensionil. Vastuvõtu tingimuseks oli, et poisid õpivad edasi. Kui ma seda eriüksuse üle andsin, siis mul oli pagana hea meel 2003. aastal, et selles üksuses oli peaaegu pooled olid kõrgema haridusega. Pluss kõik olid lõpetanud politsei põhikooli
Kedagi ei võetud vastu esimese tuleku peale. Poistel lasti ikka mitu korda nurumas käia ning alles siis, kui nähti, et huvi on tõsine ning kõik tingimused täidetud, pääseti 4-kuisele katseajale. Ja kui ta selle katseaja läbis, siis ta sai täieõiguslikuks liikmeks, ta sai siis varuka numbri ja võis hakata osa võtma siis politseioperatsioonidest. Esimesed väliskoolitused saadi juba 1994. aastal, esmalt FBI juures, mõned kuud hiljem juba Saksamaa eriüksuse juures. Järgnes koostöö legendaarse prantslaste eriüksusega Raid. Need olid kõik ühesõnaga järgusportlased alla esimese järgu, nagu mõnel oli 4-5 alal esimene järg, mõnel oli seal meistrikandidaate oli poiste hulgas ja minu tingimus oli see, et ühesõnaga kõik õpiksid edasi. K-komando on piltlikult öeldes pidanud lahinguid ka monumentidega. Väljas olid nad nii Lihula monumendi teisaldamise kui pronksiöö ajal. Mehi on seetõttu neil operatsioonidel rahva poolt sõimatud nii kommunistideks kui fašistideks. Pronksiöö puhul on K-komando osatähtsusest ehk liigagi vähe räägitud. Kui politsei rahustas suuri masse, siis K-meeste ülesanne oli huvigruppide laiali lõhkumine ja kinnipidamine. Need taktikad on täiesti erinevad. Põhimõtteliselt pidasid K-komando liikmed linnalahingut, kus kasutati valgus heligranaate, kummikuule ja 40-seid granaadiheitjaid. K-komando teene on kesklinna politseijaoskonna kaitsmine ja ründe tagasilöömine. Samuti takistasid nad Tallinna kaubamaja mahapõletamist ning kaitsesid maksuametit. Nüüdseks veidi rahulikumale tööle suundunud võitleja number 12 töötas K-komandos 23 aastat. Kui ta siia tuli, ega siis ei teadnudki, milliseks see kujuneb, sest siin ees ei olnud ju mingisugust sarnast üksust või niimoodi, et eks pärast alles sai aru, et millises kohas ta on või millest see töö seisneb. Nii meenutab tänases saates võitleja number 12 abikaasa, kes ei soovi oma identiteeti ka peale mehe teisele tööle suundumist avalikustada. Kutsugem teda Marikaks. Kui öösel lähen vetsu, leian siis nurgast, et kuulivest ja automaat on, et siis ma alles hakkas kohale jõudma, et mis värk käib või millega mees tegeleb. Et päriselt ju seda juttu ei räägitud, tööjuttu mitte kunagi ei räägitud kodus. Kuid ka staažikas võitleja, nüüdne K-komando juht Hannes Perk on oma karjääri jooksul seisnud surmaga silmitsi. Pigem jah, kui ei, kõige mulle püstolituba otse ette pannud, ei tule hetkel meelde, aga on olnud operatsioone, kus mul on olnud vahetuskontaktis siis kurjategija, kellel on siis veebal nuga või relv. Need on kõik need tegelikult operatsioonid, mis oleks võinud lõppeda veidikene teistmoodi, kui asjad oleks arenenud natukene teistmoodi. Vastaspool siis oli väga nukker igatahes, keda me paigutasime siis bussidesse ja ütlesid, et saime jalgpalliväljakul peksa ja nüüd saime ka tribüünil peksa eriüksuse käest. Ka kurjategelis oli stressitase nii kõrge ja ta oli jalast haavatud, et tema enam üle aia ei hüpanud, lihtsalt jooksis aiast läbi. Umbes 100 meetrit jooksis, kukkus pikali, et siis nagu jalad enam ei kandnud. Vähemasti ühte endist K-komando võitlejat on tänased üksuse liikmed käinud kinni pidamas kui petti. Öeldakse, et pole paremat praktikat kui väga hea planeering. Hästi planeerides oled sa võimeline neutraliseerima suuremat osa ohtudest. Tuleb koguda maksimaalselt palju infot nii kinnipeetava kui ka keskkonna kohta, kus operatsioon toimub. Otsustusvõime ja situatsiooni äratundmine ongi need võib-olla need kaks kõige kriitilisemat omadust, mis tagavad selle, et operatsioon võimalikult hästi lõpeks. Tänapäeval nõuab K-komandosse vastuvõtmine üliraskete katsete läbimist. Kellel see õnnestub, saab osa rituaalist, mille kõiki detaile teavad vaid asjaosalised ise. Kui on otsustatud, et oled liikmeks vastu võetud, tuleb enne numbri kättesaamist teatud protseduur läbida. Et on siis pandud lauale erinevad delikatessid, sinepi, leivad ja
selline jook, mille sisust jääb ainult üks liige. Võitleja number 55 läbis katsed K-komandosse saamiseks alles hiljuti. Aga milleks peab valmis olema neil 2-päevastel katsetel, mille põhjal valitakse, kes saavad 4 kuud kestvale katseajale? Boksi osa on kindlasti üsna suur, käsivõitluse osa. Peale seda siis üldine olukordade lahendamine nagu politseitöös, et kuidas inimene reageerib erinevatele olukordadele. Veeteema, et visatakse kopteriga vette ja ei tohi seal paanikasse sattuda, vaid pead leidma oma sihtmärgi ja sinna poole ujuma. Pimeduse kartus ja samas ka mälu, et kui hästi sa suudad pimeduses ja rasketes olukordades jätta meelde mingeid asju. Kes pääseb edasi katseajale, saab 4 kuu jooksul baasväljaõppe, mis koosneb laskmisest, käsivõitlusest, köietreeningust ja taktikalisest õppest. Seejärel tuleb järjekordne katsenädal, kus hinnatakse õpitut. Tuleb tegeleda suure vaimse ja füüsilise väsimusega ja tegeleda siis erinevate raskete olukordade lahendamisega. Näiteks seal 4 kuu katsete lõpus saime öösel magada paar tundi, 2-3 tundi ja siis tuli edasi minna. Et nõnda 3-4 päeva järjest. Kuigi number 55 jutust jääb mulje, et katsed on üsna lihtsad, 2 päeva sisseastumiseks, 4 kuud katseaega ning nädal lõpufinaaliks, siis nii see siiski pole. K-komandosse pürgijad, üksuse liikmed peaksid eelkõige olema head meeskonnamängijad, mõistlikkuse piires ka ekstraverdid, sest väga kinnine inimene lihtsalt ei suuda meeskonnas hakkama saada. Nad peavad olema avatud ja hea rutiini taluvusega. Motivatsioon peab olema absoluutselt sisemine. Ta peab oskama seada endale eesmärke ja neid saavutada ja selle kaudu nagu edasi minna. Absoluutselt on tähtis füüsiline vorm ja suutmine seda hoida läbi aastat. Võib-olla see ongi üks olulisemaid asju, et mis eristab katseid tööst K-komandos, eks ole, et katsetel sa võid äkki suuta tõesti teha üks kord need asjad, eks ole, et sa võtad ennast kokku, teed need asjad ära, aga kui see peakski nagu olema sinu elu, et kas sa siis nagu igapäevaselt suudad täpselt neid samu asju kogu aeg teha ja ikka veel seda nagu nautida. Kui siia tahab tööle tulla inimene, kes eelistab, et kogu reeglistik on väga täpselt paigas, siis võib väga kergesti juhtuda, et kui situatsioon ei vasta ootustele, siis ta ei suuda enam otsustada. Seepärast tehaksegi vastuvõtustaadiumis palju isiksuse ja ka vaimse võimekuse teste. Koostatud on isegi eriüksuse võitleja profiile. Me ei ole küll ainult nendele tuginedes teinud lõplikke otsuseid, aga me oleme ikkagi neid väga sisuliselt arvesse võtnud. Me ei saa eeldada, et meile tulevad siia valmis inimesed. Ja me isegi eelistaks pigem mõningates situatsioonides võib-olla selliseid kandidaate, kelle isiksuse omadused tunduvad sobivamad, kui võib-olla selliseid mehi, kellel on küll juba mingisugused praktilised oskused, aga kelle osas on just nimelt kahtlusi muudes küsimustes. Meeste suhtumine, hoiakud ja väärtushinnangud peegelduvad vestluses. Samuti see, kauaks ta plaanib jääda, palju ta plaanib panustada ning kas eriüksuslaseks saamine kujuneb ainult üheks põgusaks sammuks karjääriredelil. Või ta ikkagi tunneb, et see elukutse ei ole pigem mitte elukutse, vaid elustiil. Et mõni pätt oleks üritanud K-komandosse infiltreeruda, Aivar Alavere ei mäleta. Küll aga on paraku läinud niimoodi, et vähemasti ühte endist K-komando võitlejat on tänased üksuse liikmed käinud kinni pidamas kui petti. Eriüksusese väljaõppe jaguneb laias laastus 3. Baasväljaõppe läbitakse üksuse juures 4-kuuse katseaja jooksul ja seal on põhiliseks individuaaloskused. Sinna kuuluvad teadmised enda ja üksuse varustusest, laskmine, käsivõitlus ja baastaktika, mis valdavalt puudutab ruumides ja maastikul tegutsemist koos meeskonnaga. See on vundament saamaks eriüksuslaseks. Sellele järgneb põhiväljaõppe. Ja sinna hulka kuulub siis nii-öelda siis detailsem koostöö meeskonnaga, igasuguste avamisvahendite kasutamine, nii mehaaniliste kui hüdrauliliste kokkupuuted tekivad lõhkainetega,
granaatidega, erinevate irritatsioonivahenditega. Põhiväljaõppe juurde kuulub ka köielt laskumine, sealhulgas ka baasteadmised siis kõrgustest ründamiseks, helikopterist laskumine, nii fast drop kui rappelling. Kui baas- ja põhiväljaõppe on omandatud, tuleb kõigil valida spetsialiteet. Iga mees peab valima ühe funktsiooni ning saama selles absoluutseks tipuks. Hetkel on üksuses 3 meeskonda. Esimene meeskond on meil snaiprimeeskond. Ja kõik sinna puutub snaiprihelvad, mitu relva, milles on vaja ennast hästi kodus tunda. Suurepärased teadmised peavad olema ballistikast, varjumisoskus, distantsilt salvestusseadmiste kasutamise oskus. Teine meeskond on põhiline otserünnaku meeskond, kelle erialaks on muuseas ka uste akende avamine või vajadusel lõhkumine. Absoluutselt esmaklassilised peavad nad olema ka lähivõitluses. Ja 3. meeskond on meil spetsialiseerunud köiele ja siis luurele. Ja siis nemad peavad siis valdama peensusteni erinevaid siis kõrgustest tegutsemise ja kõrgustest rünnaku taktikaid. K-komandol on olnud päris mitu edukat kõrgustest laskumise ründeoperatsiooni. Sukeldudas pole rünnata olnud veel vaja, kuid valmis ollakse sellekski. Nagu praegu treeniti ka aastaid tagasi kõik võimalikeks situatsioonideks nii saalides, mahajäetud majades kui ka polügoonidel. Sellised pidevad treeningud koos praktikaga annavad ja andsid ka minevikus hea tulemuse. Sest meil ei olnud vaja kedagi maha lasta. Meil ei olnud vaja isegi kedagi, ütleme niimoodi, mõned käed ja jalad lasti läbi küll. Aga ma mäletan seda, kui me Koplis võtsime ühte parajat jälle kurjategijad kinni ja tungisime sisse siis ja mees nagu rabas siit kõrvalt, oli TT püstol kõrval. Oli võimalik lasta teda pumppüssist lähidistantsilt, see tähendab seda, et sellest peast ei oleks jäänud midagi järgi. Aga poiss lahendas selle väga ilusti ära ja lõi pärada. Kõik situatsioonid tuleb alati lahendada, kui see vähegi võimalik on selliselt, et keegi kannatada ei saa. Aga muidugi alati võib see niisugune gradatsioon ka välkkiirelt muutuda, kus tuleb kohe selle surmava jõu peale minna. Nii et kui selleks on oht ikkagi eriüksuse liikme elule või kõrvalise isiku elule, keda politseinik peab kaitsma, siis ta võib seda otsust koheselt teha. Kaitseministeeriumit rünnanud Karen Trambjani neutraliseerimine on tänaseni ainus kurjategija surmaga lõppenud operatsioon. Loomulikult hiljem, siis kui juba kõik detailid on teada, siis jah, tõesti sa mõistad, et oli ka õnne, kellel rohkem, kellel vähem siis. Aga ikkagi ma arvan, et me oleks lõpetanud selle sündmuse kiiremini ära, kui ta oleks veel agressiivne olnud. Pigem see asi minu arvates venis, see oli lähes tund aega vist, kui ma eksi kestis. Et siis pigem see, et me proovisime anda talle võimaluse alla anda. Et ma arvan, et kui meil tuleks näiteks täna uus selline situatsioon ja inimene hakkaks kohe väga agressiivselt ohustama meid ja nii-öelda juba tõesti keegi juba langeb, et siis tuleb nii-öelda see asi ära lõpetada see kiiresti see asi. Ei saa öelda, kumb on keerulisem. Kas kurjategijate kinnipidamise operatsioon kesklinnas või perekonna pantvangidraama lahendamine? Narkokurjategijate kinnipidamise teeb keerukaks sellele eelnev pikk protsess, situatsiooni ja keskkonna pidev muutumine. Peredraamad on rasked aga emotsionaalses mõttes, sest mängus on väga lähedaste inimeste vaheline konflikt. Mis teeb selle olukorra eriti keeruliseks on see, et tavalisel pantvangidraamal on pantvangi võtte jaoks just kui mingisugune vahend millegi muu saavutamiseks, siis peredraamade puhul on pantvangi võetud pereliige just see, mida pantvangi võtte tahab. Tal ei ole mitte mingisugust isu kaubelda, tal ei ole mitte millegi üle kaubelda, politseil pole talle mitte midagi pakkuda ja sellise olukorra lahendamine on äärmiselt stressirohke, emotsioonid rohke.
Lembit Kolgile on üheks meeldejäävamaks operatsiooniks 2002. aasta Eesti-Vene jalgpallimatš Lilleküla staadionil. Asi läks väga kuumaks, meid kutsuti järjest lähemale. Lõpuks politsei peadirektor või oli see minister oli vist. Ütles, et kuule, nüüd tuleb minna. Minu meelest oli Ain Sepiks, et mine lahenda see olukord nüüd ära. Et läks juba, läheb nagu ilmselt löömaks ja oligi nii. K-komando ülesanne oli Venemaalt saabunud vutifännide algatatud massikaklus lahutada. Vastaspool siis oli väga nukker igatahes, keda me paigutasime siis bussidesse ja ütlesid, et saime jalgpalliväljakul peksa ja nüüd saime ka tribüünil peksa eriüksuse käest. 1995. ja 1996. aastal võikaid kuritegusid toime pannud ema ja poja Rosenbergide kinnivõtmine oli toona vaid mõneaastase staažiga võitleja number 25 jaoks üks esimene suurem ja pingelisem tööülesanne. Saadi info, et kurjategija Margus Rosenberg peab tulema öösel isatallu. Oli teada, et ta on väga ettevaatlik ja kui märkab midagi võõrast, põgeneb metsa. Plaan oli lasta Rosenbergil tuppa siseneda ja ta seejärel kinni võtta. Ta kell 3 öösel umbes saabus ja hakkas siis ümber maja kõndima ja akendest sisse piiluma. Ja siis mitte ainult piiluma, vaid ka kuulama. Ja see oli nagu siis tähtis moment, et me pidime siis olema kõik need tunnid seal täiesti kiirvaikselt. Kõik pidi toimuma täpselt nii, nagu ta seda tavaliselt teeb, ehk siis ta koputab uksele, isa peab vastama talle, kes on. Kui isa vastab, siis ta ütles oma fraasi ja jällegi isa oli kindel vastus selle peale. Kõik pidi toimuma nagu tavaliselt. K-komando leppis Marguse isaga kokku, et midagi ei tohi muuta, muidu kurjategija põgeneb. Tegime selles mõttes valearvestuse, et me ei osanud arvata, et tavainimene, kui ta osaleb sellises asjas, siis ta läheb väga kõvasse stressi ja isa läkski. Kuna isa nägi juba relvi ning teadis, et ka poeg tuleb relv käest tuppa, ei suutnud ta lõpuni kaasa mängida. Tekkis situatsioon, kus vastastikku seisid relvastatud kurjategija ning K-komando võitleja number 25. Distants meeste vahel oli umbes 2 meetrit. Samal ajal siis nii-öelda uks sulgus plaksuga. Tema oli nii-öelda siis õues, mina toas sees. Ja õues oli loomult kott pime, seal oli põhimõtteliselt mõne meetri kaugusel hakkas juba mets sellest talu esiuksest ja siis ma otsustasin, et siin muud varianti ei ole, kui tuleb kasutada tulirelva ja siis haavasin teda jalgadest. Rosenberg suutis sellegi poolest jooksu pista. Talu ümber oli vana puidust aed. Ka kurjategeles oli stressitase nii kõrge ja ta oli jalast haavatud, et tema enam üle aia ei hüpanud, vaid lihtsalt jooksis aiast läbi. Umbes 100 meetrit jooksis, kukkus pikali, et siis nagu jalad enam ei kandnud. Enne seda oli K-komando liikumatult olnud 6-7 tundi. Isegi tualetti ei saanud minna, sest kurjategija võinuks just sellel ajal tulla. Ja siis järsku, kui sa ise kuuled heli, et keegi nagu hiilib ja niimoodi, siis tõmbab endaga pulsi täiesti üles loomulikult, et sa saad aru, et sa oled nagu tema nii-öelda territooriumil. See oli väga huvitav emotsioon, mida ma ei unusta kunagi. Seesama kogemus kinnitas, et keerulistel töödel tuleb alati kasutada kogenumaid kolleege, kellel on lihtsam kriisiolukorras võtta vastu see kõige raskem otsus. Noorematel on kogemust vähe ja vead võivad sisse tulla. Mida professionaalsem kurjategija, seda kiiremini ta tajub selle ära. Kas politseiametnik teeb lihtsalt, ütleb sõnu suust välja või see, mida ta ütleb, et nii-öelda on nii-öelda reaalne ja nii-öelda mitte lihtsalt sõnakõlks. Hannes Perk peab enda jaoks üheks põnevaimaks operatsiooniks mõned aastad tagasi USA spetsiaalse narkoüksuse initsieeritud ja samaaegselt Eestis, Tais ja Aafrikas läbi viidud ühisoperatsiooni. Meie klientideks siin, klientideks olid 2 väga tugeva sõjaväelise taustaga välisriikide kodanikku, kes saabusid siis Eestisse ettevalmistamaks siin teatavaid tegevusi. Esmakordselt olid K-komando vastasteks sama väljaõppe ja oskustega inimesed. Seetõttu eelnes operatsioonile eriti põhjalik eeltöö ning olukorra läbimäng. Kogu operatsiooni valmistasime ise ette, kogu luure tegime ise ära.
Hotelliruumi sisenenud kurjategijatele oli üllatusmoment suur, kui varitsenud eriüksuslased nad hetkega kinni pidasid. Kuigi neil vist relvi kaasas ei olnud tol hetkel, aga sellise väljaõppega mehed suudavad avatud keskkonnas kusagil linna peal kujutada või tekitada väga suure segaduse, mis võib olla ohtlik nii meile kui neile kui just eelkõige kaaskodanikele. Lõppkokkuvõttes oleneb muidugi kurjategijatest endist, kui karmiks kinnipidamine kujuneb. Näiteks võib tuua hiljutise operatsiooni Saaremaa praamil, kus K-komando liikmed pidasid kinni Saarde redusse suundunud tagaotsitavad. Kinnipidamine toimus kahjuks praamis laste nurga lähedal. See siis tekitas nii meedias kui ka inimestes kohapeal väikest pahameelt. Tihtipeale meil ei ole võimalik valida kohta, kus kinni pidada. Võib-olla ja ma arvan kindlasti, et see koht, mis seda kohta valiti, et see oli parim võimalikest lahendustest. Et kui oleks ta lasknud kas või autotekile või lasknud hoopis Saaremaal juba maha, et ma arvan, et see oleks operatsiooni käiku muutnud pigem ohtlikumaks. Rakendatava füüsilise jõumäär, ma julgen öelda, et see sõltub ikkagi 99% kinnipeetavast endast. Kui ta otsustab vastu hakata ja võitlema hakata ja selles situatsioonis ei ole võimalik sõnadega hakkama saada, siis pole midagi teha. Siis tuleb füüsilist sundi rakendada ja tihtipeale juhtub see nii, nagu juhtus ka selles palju kirjutatud praamiloos, kus lendas natukene verd ja läksid mingisugused kohad natukene katki. Kumb on raskem, kas vaimne või füüsiline pool, sellele ei mõelda, sest kes sobib, see sobib sellele tööle. Väljakutsed ei ole pelgalt tööalased, see lööb oma pitseriga eraelule. Mina kindlasti tööd koju kaasa ei taha võtta, aga loomulikult, kui on raskemad juhtumid, siis kindlasti tuleb kaasa ja see mingi aeg läheb, et sellest üle saada, see on selge. Tegelikult olid nad nii vaimselt kui füüsiliselt väga kurnatud ja ega seal nagu ressurssi pikaks ajaks nagu enam jäänud ei olnud. Vaata, kui sa tead palju, millega see operatsioon või mida tegeleb, siis me ei teadnud ju seda. Ja teadmatus on sageli sama hirmus või veel hirmsam kui see, mida sa tead, mis seal ees on. Loomulikult on K-komandolastel ka lõbusaid lugusid meenutada. No ikka juhtus, nagu tead, niist asja ja poisid jooksid vale maja maha. Kella 4 hommiku müristasime sinna sisse. Muidugi me vabandasime ette taha ilusti, nii nagu ikka kohane eest. Et ega inimestel ei ole meeldiv, kui tullakse ikka peaaegu koos uksega tullakse sisse. Mäletan kunagi isadepäevaks joonistasime talle sellise pildi, mida keegi näeb isast. No, ja mina joonistasin ka sinna, see oli üks pilt. Poistest keegi joonistas, et isa mängib seal võrku ja üks joonistas niimoodi, et nagu on see mask peas ja ilusti number näha ja mina joonistasin siis seljaga kott käes, et ta oli kogu aeg minemas alati. Ja siis ma ei mäleta, mis seal teised joonistas, aga tema vaatas seda pilti ja ütles, et kohe, et seda teistele ei tohi näidata. No ühesõnaga number ja kõik on näha nagu, et ikka konspiratsioon peab ikka 100% olema. Et veidigi korvata pikki päevi ja öid, mil perest eemal oldi, hakkas Heldur Lomp K-komando juhiks saades korraldama jõulude ajal eriüksuse liikmete naistele ja lastele tänuõhtusööke. Ilma teieta poleks me keegi, tavatses Lomp perekondadele öelda. See traditsioon kestab siiani. Tähtis võib-olla minu arvates on selles juures see, et abikaasa siis tunneb, et mees soovib selle töö peale, ta saab sellega hakkama. Ma arvan, et see on nagu võib-olla võtmemoment siin. Üks väga pikalt kestnud operatsioon, sarimõrvarite Juri Ustimenko ja Dmitri Medvedjevi otsingud jääb Marikalaga elu lõpuni meelde. See oli meie hõbepulma, 25 aastat olime abielus selle päev, kui me pidime minema seda tähistama. Aga ma teadsin, et ta on seal ja ta ütles, et kui ma vähegi jõuan koju, aga ta ei jõudnud koju ja jäi see ära. Et siis peab ootama nüüd teist 25. Hirmu on võitlejate naised üksjagu tundnud. Kindlasti oli hirm, ma mäletan sellist asja, et kui ta öösel tööl oli ja ükskõik mis ajal ta pruukis tulla,
nii vaikselt kui tahes. Nii kui ta pani välisukse lukuauku võtme, olin kohe, võpatasin üles alati. Nii et see stress või selline oli kindlasti sees. Mida täpselt Marika kartis, ta ei teagi. Vaata, kui sa tead palju, et millega see operatsioon või mida tegeleb, siis me ei teadnud ju seda. Ja teadmatus on sageli sama hirmus või veel hirmsam kui see, mida sa tead, mis seal ees on. Paraku on naised pidanud kõrvalt nägema ka oma abikaasade valu. Ma mäletan ühte korda, kui ta endine töökaaslane, üks treener, Rainer Rinaldo tapeti. Ja siis ka nemad otsisid seda. Ja see oli nii valus, sest ka mina sain taga hästi läbi. Aga vaata, sellele kaasnes see vaikus ühesõnaga. No, me ei saanud, vaata, raskel hetkel sa tahad alati kellegiga rääkida. Sa ei saa rääkida. Ja ta oli ka sünge, ta oli tööl. Siis oli mitu päeva ära, et see oli, mäletan kohe ikka väga valusad hetked olid sellised. Arvestades Eesti mastaape ning seda, kui vähe on üksusi, kes on suutelised eriülesandeid lahendama, teeb K-komando koostööd kõikide partnerüksustega teistest jälitus- ja julgeolekuasutustest, samuti ka Kaitseväe eriüksusega. K-komando kuulub ka Euroopa rahvusvahelisse organisatsiooni Atlas, mis koondab enda alla kõik Euroopa politsei eriüksused. Organisatsioon vahetab teadmisi, kogemusi ja teeb pidevaid ühistreeninguid, et olla vajadusel valmis üksteist suuremate kriiside puhul toetama. Meie regiooni peamised partnerüksused on Läti, Leedu ja Poola. Samas teeme me väga tihedat koostööd Soome Karhu eriüksusega ja lisaks sellele on meil väga-väga pika koostöö siis Saksamaa Rheinland-Pfalzi SRK üksusega. Palju on õpitud ka legendaarselt Prantsusmaa eriüksuselt Raid, kellega K-komandol on juba enam kui 20 aasta pikkune koostöökogemus. Treenitakse ja koolitatakse erinevates riikides, õpitakse üksteist tundma ja taktikaid ühtlustama. Üks osa sellest on see, eks ole, et kui meil on mingisugune suurem häda kallal, on meil võimalik paluda abi naaberriikidest, naaberriikide eriüksustest ja samamoodi on meil kohustus siis naaberriikidest abivalve saamisel neid abistada. Hea näide, kui pingeliseks ja pikaajaliseks võivad ekstreemsed sündmused eriüksuse jaoks kujuneda, pärineb Prantsusmaalt, mil islami äärmuslased tapsid inimesi ajakirjatoimetuses ja toidupoes. Eriüksus Raid oli jalul 2 ööpäeva. Pärast sündmuse lahendamist ka mehed rääkisid, et tegelikult olid nad nii vaimselt kui füüsiliselt väga kurnatud ja ega seal nagu ressurssi pikaks ajaks nagu enam jäänud ei olnud. Nii karme operatsioone pole Eestis viimase aastakümne jooksul õnneks olnud, kui tööde kaupa on üleval tulnud olla küll. Umbes 5-6 aastat tagasi toimus jõhker kuritegu, kui üks autot müüa soovinud mees rööviti, võeti kaasa, tapeti metsa vahel ja maeti maha. Siis selle kuriteo toime pannud isikuid me tõesti ajasime taga. Ma olen nüüd 1 nädal aega järjest, kus öösiti olid väiksed pausid, aga põhimõtteliselt kestis see operatsioon nädal aega. Kuidas on aga kuritegevus tänaseks K-komando võitlejate silme läbi muutunud? 1993. aastal oli 426 vägivaldset surma Eestis. 2014 ja 2013 oli umbes 64-5. Ehk siis vahe on umbes 6,5 korda. Aga samas 93. või 4. aastal ei teadnud keegi midagi ka narkokuritegevusest. Ja tänasel päeval võiks ka öelda, et need on palgamõrvad ja narkokuritegevus on pöördvõrdelises suhtes K-komando tööülesannete pilgu läbi vaadatuna. Sisuliselt umbes 60% ongi praegu just narkokurjategijate kinnipidamised ja need muutuvad aina problemaatilisemaks. Kuna karistused narkokuritegude eest on karmid, praktiliselt kõik võetakse vahi alla ja sellest tulenevalt on narkokurjategijatel kaotada palju ja nad kipuvad aina rohkem eest ära sõitma. Ja nende kinnipidamiste puhul on äärmiselt oluline ka tõendusmaterjali kättesaamine ja fikseerimine, et nad kipuvad seda autoaknast välja viskama ja see ongi kaasa toonud päris mitmeid ohtlikke võidusõite nii Tallinna tänavatel kui ka väljaspool. Võitlejate oskuste kõrval ei saa unustada varustust. K-komando suhtleb ise muu hulgas ka eritehnikat ja relvastust tootvate ettevõtetega. Valmis lahendusi eriüksuslase varustuse jaoks riiulilt on väga raske osta. Varustus on meestel aga väga korralik.
püstolikuuli kinni pidavad visiiriga titaankiivrid, maksimaalse kaitsepinnaga kuulivest, kombatsaapad ja hästi hingav antistaatiline vee ning kuni 5 sekundi leegikindlusega kombatvorm. Loomulikult ka väga head püstolid ja automaadid koos laser-, valgus- ja sihtimisseadmetega, vaatlusvahendid ning öönägemis- ja termoseadmed. Aastas teostab eriüksus umbes 150 ülesannet. Ja see 150 tööd ei tähenda mitte 150 väljasõitu, vaid see tähendab seda, et ühte tööd sellest võidaksegi teha nädal aega, ehk siis ühe töö raames võib tulla ka 10 väljasõitu, et see koormus on püsinud stabiilsena. Kuidas näeb aga Lembit Kolk? Kas eriüksus on praegu sama heal tasemel kui tema ajal? Ma arvan, ta on paremal tasemel. Ta on, mida mina olen nagu põgusalt näinud, et nad tutvustasid natuke neid asju, mis neil on. Nad on saanud varustust kõvasti juurde, nad on saanud tehnikat juurde. Neil on hoopis need relvad, millest mina unistasin, millega saab teha täppistööd. Snaiprid saavad teha kilomeetri tagant. Ning saate lõppu ka uudis. Nimelt täienesid K-komando read mõni aeg tagasi 2 uue liikmega, kelle nägusid võib ka ilma maskita näidata. Nüüdsest kuuluvad eriüksusesse ka 2 koera, koos koerajuhtidega mõistagi. Eriüksus vajab ründekoeri. Et see koera võime rünnata, hamustada ja mitte lahti lasta. Et see on see kõige tähtsam omadus, mida see koer peab valdama. Koerad osalevad meil operatsioonides pidevalt ja nagu ma juba eelnevalt ütlesin, on nendest olnud juba korduvalt kasu.